Tervist ka minu poolt. Tänane teema on, kui Jumal kõneleb kannatustes. Loen teile ette alguseks kirjakoha raamatust roomlastele, peatükist 8, psalmid 17-18. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ja kui me koos temaga kannatame, siis me ikka koos temaga kirgastatakse, sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Kannatusi on mitmeid sorti. Füüsiline kannatamine, näiteks kui kukud rattaga ja murrad luu või kui lööd oma varba vastu kapi äärt ära. Mõlema puhul kannatame valu, üks paraneb, kuid teine on rohkem oma ego pihta. Emotsionaalne kannatamine, kui keegi ütleb halvasti või parimad sõbrad unustavad su sünnipäev ära. Mõlemas stsenaariumis emotsionaalsel tasemel kannatame selles hetkes, üks ununeb ajast, teist stsenaariumi pigem tuletad elu lõpuni meelde, et saada oma tahet eelist mingis olukorras. Ja siis on ka vaimne kannatamine, mis on palju sügavam, mida aeg tavaliselt ei paranda, kui sellega ei tegeleta. Vaim ja hing on osa meist, mis annab palju sügavam põhjuse eluks. Seal on midagi, mida on isegi raske sõnadesse panna, aga see paneb südame põksuma kuidagi teistmoodi. See motiveerib sind pingutama ka siis, kui oled füüsilises ja emotsionaalses valus, aga ikkagi tahad edasi liikuda. Paranemine sellisest kannatusest on keeruline ja tihti vajab teiste inimeste abi, et jõuda juureni, mis põhjustab sellist kannatust. Ometi on kannatused need proovikivid, mida läbides me tuleme targemana ja tugevamana välja. Mõned sellised olukorrad on Jumala poolt juhitud, et saaksime au tuua temale. Saame jagada oma kogemusi ning isiklikke lugusid võitlustest, mis ehitab inimesi üles ning annab neile usku, et Jumal on tegutsemas. Ka siis, kui usk on hetkel nõrk. Isiklikes lugudes tihti joonistub välja see fakt, et Jumala lubadustes võib alati kindel olla. Ning siit siis ka minu lugu. Kaitsevägi on mõnes mõttes minu kadunud poja lugu. Lühikokkuvõte. Ma hoidsin Jumalast eemal ning tegutsesin oma tarkusest, mis oli täielik läbikukkumine ja rumaluste tipp. Nüüd tagant vaadates. Ainult Jumal teab, mida ma sel ajal tegin ja mis mõtteid ma mõtlesin tol ajal ja mitte keegi teine, sest ma varjasin seda ja siiamaani ma väga detailides ei lasku. Ajateenistuse jooksul tekkisid mul sellised vigastused, et ma pidin peale ajateenistust käima 2 korda operatsioonil. Mõlemad operatsioonid toimusid sama suvel, kuuajalise vahega. Teine operatsioon oli tõsisem, sest tegemist oli alaselja operatsiooniga. Operatsioon oli edukas, aga ma olin voodipuhkusel mitu kuud, sest ma ei saanud ega tohtinud liigutada ennast. See oli minu jaoks mentaalselt üks raskemaid väljakutseid. Ma olin sellel teekonnal üksi. Ma olin oma magamistoas nii-öelda kinni liikumispiirangute pärast. Aga mul oli seda üksindust vaja. Operatsiooni järgne valu, üksindus ning murtus tõi mind esialgu Jumala juurde küsimustega, miks minuga selline asi juhtus. Jumal, kaua sa lased mul olla selline? Selline süüdistamine kestis 2 nädalat kindlasti ja umbes 4-5 kuud pärast operatsiooni ma hakkasin päriselt Jumalaga uuesti rääkima ning tunnistasin oma suuga Jumalale oma eksimused ja pöördusin tagasi tunnistades, et ma vajan teda rohkem kui eales ning see vajadus on ajas püsiv, et see ei muutu mitte kunagi. Ma pole elus nii palju piinlikkust, emotsionaalset valu ja häbi tundnud. Jumal ise tiris mu sellest olukorrast välja ja ma olen tänulik, et ma taipasin seda mitu kuud hiljem. Et tänu Jumalale. Ma palun Jumalalt tarkust, et ma saaksin olla õnnistuseks teistele oma läbikukkumistes ja jagades neid teiega. Kes teab, kus ma oleks praegu, kui ma poleks märganud seda Jumala kõnetust sellisel viisil.
Ja siit ka mu väljakutse. Paljud siin maailmas kannatavad erinevates olukordades. Õndsad on need, kes teavad Jumalat ning teavad, kuhu pöörduda, isegi siis, kui vastuseid ega seletusi pole antud olukorrale. Märkame inimesi, kes on kannatamas, eriti neid, kes ei tunne Jumalat, ehk saame tuua lootust ja rahu olukorda, kus seda ennem polnud, jagades oma lugu. Palveta, märka ja tegutse. Ja ma palvetan siis meie eest. Taevane Isa, aitäh sulle, et sa lased meil käia oma teed, isegi kui me oma valikutes eksime, ning see viib meid valu ja kannatuste teele. Isegi siis sa oled koos meiega. Oled kättesaadav, kui me suuname oma pilgu taas sinu peale ning pöördume su poole oma mures ja valus. Issand, ole meie karjane, sest sa oled õiglane ja hea. Kiidetud olgu sinu headus ja õiglus ning ma palvetan, et meil oleks silmad, et seda näha ning kõrvad, et seda kuulda, et me saaksime sellest aru.